nii värskelt kui juunis punetab maasikavärv. Suvi ja päike ja maasikad. Kes neid suudaks lahutada? Päikest eriti nagu pole, aga maasikad. Läksime asja uurima Nõo valda Unipiha külla, Eesti suurima maasikakasvataja põldudele, kel on punaste mammude alla pandud hiiglaslikud 30 hektarit. Kokku on Eestis maasikakasvatajate liidu andmeil 14 maasikatalu, aga peremehel on muidugi käed jalad tööd täis. Valdis Kaskemaa hakkas maasikakasvatusega tegelema 20 aasta eest, alustades 1 hektarist. Ja vaatamata meie kehvale kliimale on maasikad siiani talle elu suurim armastus ja töö. Ütleme nii, et keskelt läbi 10 aasta jooksul 1 aasta ikka satub, kui on selline, kas jackpot, aga ikkagi, kui on ikkagi hea aasta. Ja eks see tulebki võtta niimoodi paljude aastate keskmisena, et on tõesti aastaid, kui jääd miinusesse ja on aastaid, kui tuleb plussiga, et see ei olegi niimoodi, et iga aasta pead võitma. No see aasta vist ei ole kõige parem? Kõiki neid agasid, mis see aasta on olnud, ega neid ei jõuagi üles lugeda, et siin iga päevaga tuleb midagi juurde. Ehkki tööd ja koordineerimist on meeletult, ütleb Kaskemaa, et uni tal vaatamata kõigele öösel häiritud pole. Lähen magama 1:30, et seda uneaega on nii vähe, et seal aega veel midagi muretseda öösel, et ei, sükst asja küll ei ole. Kui palju nüüd ikkagi maasikakasvataja seda ilma jälgib? Kui tihti te neid ilmaprognoose ja asju endal arvutust lahti võtate? 5-6-10 korda päevas ja kõik portaalid, et siis paned enda jaoks sellise keskmise kokku. Ütleme, et reaalselt vaatame siis radari peal pilvi, et kuidas need liiguvad, et kas nagu tuleb väga hull viht peale, et lõpetame töö enne ära, saame kuiva jalaga koju või siis vaatame järgmise päeva prognoosi, et mida me teha saame, mis kell me alustada saame. Kuna aasta on probleemne ja tundub, et paremaks ei lähegi, arvab maasikakasvataja, et ega kohaliku maasika hind madalamaks palju rohkem ei kukugi. Ma ei tea, mis ta seal leti peal võib olla, võib-olla 6 või 7 või... Ütleme nii, et ta peaks ikka natukene allapoole tulema, et siis, kui on ikkagi sissetegemise aeg ja moosi aeg, siis ta võiks olla madalam, aga väga raske ennustada see aasta. Sortidest kasvab siin põllul Sonata, kuid ka täiesti uus, Aasia-nimeline. Maasikad on hiigelsuured, säravad, tumepunased nii seest kui väljast, juba täitsa tomati mõõtu. Kas Eestimaa suvi on, nagu te näete, enne passis päike, nüüd hakkas vihma sadama ja töölistel hakkas just nagu tellitult parasjagu lõuna, nad ei pea seal maasikapõllul olema, kuigi seal maasikapõllul on ka neil katus pea kohal, aga vaatame siis, mida head ja paremat neile siin lõunal pakutakse. Kuni maasikakorjajad keha kinnitavad, jõuab peremeeski korraks hinge tõmmata ja suppi süüa, aga ega töö ei katke. Tegelikult hommiku igaüks vaatab, et kas ta teeb teed või kohvid või võileivad või kes midagi teeb. Siin on nagu operatiivstaap, kuulete kogu aeg. Maasikakasvataja töö ei ole ära. Et lõunaks on selline tugev supp, et ta oleks kerge. Poole tunni pärast on võimalik juba uuesti tööle minna. Supp söödud, hüppame läbi ka laost, kus mammud laiali vedamist ootavad. Ma vaatan, et siin selle rekkahju nimi on vist Pupsik, et kuhu see Pupsik siis need teie maasikad müügile viib? Suurem osa Tallinnasse. Ja Tallinnas, kus kohas neid osta saab, et Tallinnas turge on palju, et kas nüüd igal turul on see Unipiha maasikas müügil? Ei, igal kindlasti mitte. Nõmme turg, Mustamäe turg, Balti jaama uus turg. Nad on nii ilusad kõik, nad on ühe suurused, on ju? Alguse korja on ikka selline. Kahjus seda lõhna me ei saa kuidagi edasi anda, eks ole. Aga te ikka naudite seda lõhna veel, mina nagu tõmba praegu. On mõnus. Ma arvan, et see on tehniliselt on see aja küsimus, kui lõhna ka saame edastatud varsti, jah. Ma mäletate seda aega veel, kui eestlased käisid Soomes maasikaid korjamas. Nüüd tundub, et aeg on muutunud ja midagi on vastupidi, sellepärast, et need maasikad siit viiakse Soome müügile. Pärast lõunataga tuleb korjamine juba ümber organiseerida ja hakata hoopis ära noppima rohelisi raisku läinud marju. Me võime mõnest kobarast praktiliselt pooled minema visata. Ehk siis ilmast või millest kõigest siis tingitult on üle öö löönud
sellise alituse sisse. Selline see Eesti maasikakasvataja elu ja töö, rõõm ja kurbus käsikäes juba on. Üks lõputu võitlus, aga vaadake ometi, kui kaunis on põllul sirguv tulemus. Meil oli igatahes keeruline käsi nendest magusatest marjadest eemal hoida. Kuidas aga peremehel endal maasikasöömisega lood on? Iga päev käin ikka peenravahel, ikka võtad. Kui ilus maasikas on, ikka võtmata ei saa jätta. Te peate seda töö pärast tegema või teile tõesti siiamaani ikkagi maasikad väga maitsevad? No ütleme, kui enne lõunat satud põllu peale, siis ikkagi nagu isuga sööd. Iga päev niimoodi? No ikka jah, ei mul isu täis küll ei ole. Et te peate ikkagi oma maasikaid ja seda maasikakasvatust ja seda tööd väga armastama? Ütleme nii, et see on töö ja hobi koos, et siis saab seda korralikult teha, jah. Aga et maasikakasvataja Valdis saaks kõik oma suured põllud maasikatest puhtaks ja need maasikad õigel ajal ka jõuaksid teie kõigini ja turule, on ta appi võtnud endale tööle siia üle 70 ukrainlase. Seda, kuidas Ukrainast pärit korjajad siin ennast tunnevad ja nende elust-olust Eesti maasikapõllul näete juba järgmisel nädalal.